tegelikult on üks teema, mida ma ei ole üldse puudutanud, on raieluba, mille me saime ka, tegelikult raiela ise saime päris märtsis kätte, aga nüüd me saime ka selle häilraie saime ka nagu kätte ja siis Jaan käiski üks päev tegelikult nagu metsas ja siis ma ei tea, kas no siin on mingi väike see põõsas on märgistatud, aga tegelikult on meil nagu metsas seal on puu ja seal on puu ja et need on nagu märgistatud, et siis need võtame suvel vist maha ja sügisel vaatame ja vot. Õudne maakas. Õudne maakas. Jah. Okei, teine asi, millest me tegelikult ei ole nagu üldse rääkinud, aga nagu võib-olla mõned juba teavad, on mesilased. Siis meil on siin tehtud, see on tagaaias nurgas, on tehtud mesilaste jaoks, või tähendab Jaan tegi mesilaste jaoks nagu selle aluse, kuhu nad tulevad. Siis me praegu külvasimegi harilikku keerispead. Ma ei tea miks, aga okei. Ja siis jah, ideaalis peaksid meile olema mesilased, kes hakkavad meile mett tootma ja kellega meil kindlasti tuleb hästi põnev, sellepärast et mesilased on vist ainukesed, millest me ei tea mitte midagi. Nüüd juba teame natuke. No nüüd juba teame natuke, aga nagu muidu me mesilastest nagu mina ei teagi mitte midagi. Me vaatasime eile mingit õppefilme ja ausalt, see oli päris keeruline, nii et mina ei tea, kuidas me sellega hakkama saame. See on lihtne vaata, selles suhtes, et kui me selle käest, kelle käest mesilased saame aasta kaasa teha nendega, siis saab selgeks enam-vähem. Jah, siis pidin Jaanile nagu hakkama toeks käima. Nii. Näed, siin on hästi näha. Munad, suir. Kõik see värviline, see ongi suir. See suir on selleks tundub, et neil on seal mett ja neil on seal kõik. See olekski just õige aeg siin pere hakkama. Aga noh, see ongi märk praegu või? Praegu nad lähevad kurjaks ka sellepärast, et see Tere hommikust! Me tõime eile õhtul siis 2 taru mesilasi ära. Ja hommikul märksin üles, mõtlesin esimese osana. Omega ma tahaks täiega näha, et kas nad teevad juba tööd. Nii et vaatame, kas nad teevad tööd. Kaskeldavad, jah? Tuossa vai? Joo. Kuna eile ma väga midagi ei filminud, aga samas me natukene tööd tegime. Siis me tegime eile põllu siia valmis. Panime siia porgandit, peeti kaalikat ja siis Liisu tegi siia oma selle põllu. Nii et võt. Kuule, räägi parem, kuidas suts oli? Valus. Näitad sõrmega või? Mul ei kaamera peal, kui sa sõid. See ei tee mehele mitte midagi. Ei tee midagi. Jack küll täiega ajab taga neid. Küll saab oma
rivi oli sunnitud tõusma ja preilad mööda laskma. Ilm läheb vaikselt ilusavaks. Aga ma olen lihtsalt natuke sooja ilmatõbiseks jäänud. Aga eile me käisime toomas materjali. Me saime ühelt küla mingilt mehelt, ühesõnaga vanemalt meesterahvalt, kellel kunagi Viitinas saekater oli. Siis ta andis oma seisva nagu materjali ära. Ja siis me saime kohutavalt palju materjali, millest siis võib-olla peaks piisama ja loodetavasti võib-olla jääb ka nagu midagi üle. Loodame. Ja traktor eile suri ära. Mingi kaitse vist läks läbi või ma ei teagi. Nii et jah, hea ja halb koos. Eile tuli meile seguauto ja eile me saime selle vundamendi valatud. saime eile vundamendi valatud ja siis täna nüüd hommikul me tegelikult lihvisime ja võtsime põõnasid lahti. Põõnad jah, no põõnasid mitmuses. Võtsime põõnad lahti. Ütleb mitmuses põõnad, mitte põõnasid. Sa võtsime põõnad lahti ja praegu me oleme linna ja läheb ostab mingeid vajalikke mingeid asju. Mina lähen hoolitsen iseenda eest. Ja jupp, kui me koju tagasi jõuame, siis ma näitan ka, mis nagu valmis on ja mis tehtud on. Ma lubasin ehitusplatsile ka teid täna tuua. Nii et siin me oleme ehitusplatsil. Mina praegu võtan seda kogu puintkonstruktsiooni lahti. Aga me päris lahti veel ei võta, seepärast Jaan ütles, et ta ei taha, et see betooniga kiiresti kuivaks. Ja siis me nädalavahetusel võtame nagu päris nagu kõik lahti. Aga ma arvan juba, et see saab väga lahe olema. Või noh, kustas ma ei kujuta ette, kuidas see betoon siia nagu, kus ta on ilusalt ka siia vahele läinud. Äkki on koledalt. Aga jess. Siit tuleb sein. Eks kannad saavad siia peale istuda. Mis teed? Laun. Ma võtsin saalungi lahti. Siit on näha nüüd, milline betoonsein tuleb. Ja Jaan on tei müüri. Ja eile me tegime seinad püsti. Nii et meil läheb mega hästi selle ehitusega. Ja lisaks ma võin näidata, et mina küll ei pannud, aga Jaan, mu ema ja siis Jaani õepoeg panid meil ka, issand, tsekka jääb konu taga. Ühesõnaga, ma näitan kohe, mis me tegime. Siia aia põllu taha nurka, siis seal on mesilased ja siis siia. Siit on näha, me istutasime
tikrid, mis Jaani ema siis meile nagu tõi. Ta käis mingil koolitusel. Ma ei julge väita, mis koolitusel, aga ta käis mingi koolitusel ja siis ta sai sealt neid tikreid asju. Või seal oli mingid, ühesõnaga, vahet ei ole. Meil on tikrid. Et meil on siin 1, 2, 3, 4, 5 erinevat sorti tikrit ja siis on üks mustast ja põõsast ka oma aiast. Sest et meile oli, tahtsime 12 saada. Jack. Ei pissi tikri peale. Aga me käisime täna, Jaan vaatas täna mesitarust ka ära ja siis jah, me leidsime kahest tarust ema, ühest tarust me ei leidnud ema. Seal ei olnud seda ka auet, nii et me ei näinud. Seal, ma midagi nagu ühest sellest ma nägin ühte väikest muna, aga muidu jah. Nii et yes. Vaatame, proovime uuesti neid mesilisi vaadata, seda ühte taru. Ja kartulit saime siis ühe ema tuttava käest, kohaliku käest, kes ka kartulit teeb ja põllumaid ja vilja, ma ei tea, mis ta kõike teeb, lambad on ja. Ja siis tema käest teeme 3 erinevat sorti kartulit, et siis meil pidi veel üks tuttav tulema siis tegema selle randaaliga. Issa, ma loodan, ma ei valeta. Randaaliga pidi üle tegema ja siis tuleb vaot sisse teha. Ja siis Jaan teeb ise vaot sisse ja siis vaot sisse teeme sisse. Issand, teeme suured talgud. Tulge kõik kartulit ja auba maha panema ja nii et, jah. Võt. Siuksed lood. Hallu. Täna on aprilli viimane päev. Eks siis 30 äkki. Ja kaboom. Me hakkasime pühapäeval või äkki hakkasime laupäeval seda kassi tegema. Ja yes. Jaan lihtsalt varsti läheb katus peale ja siis ongi valmis. Nii et jah, läheb hästi.